Tere hommikust! Tervitan teid kõiki siis Eesti Keele Instituudi poolt ja räägin täna õigupoolest siis ühest raamatust ehk siis õigekeelsus sõnaraamatust ja nagu juba sisse juhatatud, eeskätt siis selle raamatu suhtest oskuskeelega. Praegust õssi oleme me hakanud koostama, võib niimoodi öelda, alates aastast 2020. Ja me oleme seda koostanud Eesti Keele Instituudis sellesama juba mainitud töörühma või osakonna, tänapäeva eesti keele osakonna sees. Ja selle osakonna sees on siis nüüdseks kokku saanud mitme eelmise sõnaraamatu töörühmad. Et selles osakonnas töötab endine seletava sõnaraamatu töörühm, ka põhisõnavara sõnastiku töörühm ja õigekeelsus sõnaraamatu töörühm. Ja kogu selle osakonna ühine töö on juba paistnud välja ühendsõnastikus, mida kõik saavad vaadata sõnaveebis. Ja alates eelmise aasta lõpust või 22. aasta algusest on tasapisi hakanud sõnaveebis nähtavale tulema ka S-term, et siis mis on seni olnud eraldi andmebaasina. Mis on meie põhiline töö sisu praegu? Me tegeleme keelekorralduspõhimõtete ajakohastamisega, nende ülevaatamisega ja eeskätt siis sõnavara osas. Ja oleme püüdnud täpsustada piiri normingute ja normi vahel. Ja norm, me teame, on mitmetähenduslik sõna keeles, aga normi all siin me mõtleme seda sotsiaalset või objektiivset normi ehk siis keelt, mida me igapäevaselt kõik räägime. Ja kuidas me neid põhimõtteid siis üle vaatame, et me oleme korraldanud mitmeid teemaseminare erinevatel teemadel, mõned on siin kirjas, näiteks võõrsõnade kirjakuju üle või ka oskuskeele soovituste üle õigekeelsus sõnaraamatus. Ja meil on olnud ka spetsiaalne uurimisprojekt otse selle sama asjaga tegelemiseks. Siis õigekeelsus sõnaraamatu koostamisega ühel ajal me oleme siis kokku puutunud ka avaliku teenuste arendusprogrammiga, et mis on siis ette nähtud sellistele riigiasutustele, kes pakuvad laiemalt mingisugust infot rahvale välja. Ja me oleme seal püüdnud siis arutleda selle üle, et milline peaks sõnaveeb välja nägema, kui me käsitleme seda kui suurt keeleinfoportaali. Õssiga seonduvad ka riigieksamite küsimused, et riik on teatavasti võtnud suuna e-riigieksamitele. Ja me oleme siis mitmel aastal juba Harnoga kohtunud ja arutanud neid asju, kuidas õss jõuaks siis kõige paremini sinna riigieksamite abivahendiks. Samuti oleme siis kokku puutunud rahvusvaheliste samalaadsete probleemidega eeskätt Saksamaal, ka Sloveenias. Ja praegu on meie plaan siis selline, et järgmine õss, millega me praegu töötame, ilmub siis sõnaveebi portaalis ja eeldatavasti järgmise aasta kevadel. Ja siin on siis mõningad numbrid võrdluseks, et või viimases õssis märksõna tasandil oli umbes 60 000 sõna, siis sõnaveebis praegu on umbes 160 000 eestikeelset sõna. Nii et selles mõttes õss kasvab peaaegu 3 korda suuremaks. Ja oskussõnastiki info ei ole algselt meil mõeldud olema õssi osa, aga ta on ühe klõpsu taga kaugusel seal sõnaveebis kohe avatav. Ja väike info veel sõnaveebi kasutamise kohta. Siin ma võtsin graafikule 3 aasta tulemused, et kui aastal 2020 on näha, et meil oli kasutajaid umbes 20 000 või alla 20 000, siis on see igal aastal praegu kasvanud ja sellel sügisel oleme löönud siis uue rekordi, et ligi 60 000 inimest on juba üles leidnud sõnaveebi, millest on meil tohutult hea meel. Nüüd ma natukene räägiksin mõnedest probleemidest, millega me seal oleme selles valdkonnas kokku puutunud. Ja kõige üldisemalt võib välja tuua, see ei ole mingi probleem, see on alatine asi, mille üle on arutatud, et mis on üldkeel ja mis on oskuskeel, mis kuulub ühte poole, mis kuulub teise poolde, kas on sellega probleeme ja selles vahemikus me oleme pidanud siis tegutsema, kui me püüame õssi ja oskuskeele asju lahendada. Nii et siin on mõned väljavõtted meie teadmikus olevast artiklist üldkeel ja oskuskeel, mis omakorda toetub igasuguste endiste
korüfeede, näiteks Tiiu Erelt või Rein Kull või Krista Kerge välja öeldud asjadele. Nii et siin on lihtsalt siis mõned võrdlevad momendid, et kui me räägime üldkeelest, siis me mainime tugevamat stiilivärvingut sageli, oskuskeel on vähem stiililt varieeruv. Üldkeele puhul tulevad kõne alla hajusad tähenduspiirid, oskuskeele puhul ei tohiks tulla. Üldkeele puhul, kui me nimisõna peale mõtleme, siis on see üldsõna, oskuskeele puhul juba termin, kindlama piiridega termin. Üldkeeles me räägime kõikidest sõnadest, oskuskeeles räägime teatava eriala süsteemist ja üldkeele puhul räägime normingust, kui me räägime õigekirjast ja morfoloogiast, aga oskuskeeles haarab kindlasti norming ka seda sõna tähenduse kirjeldust, definitsiooni, et oskuskeel on tervikuna korrastatum kui üldkeel. Samas, kui me mõtleme nende sõnade peale, mis üldkeelde tulevad, uutele sõnadele, siis usutavasti on nad enamikus oskuskeele sõnad, mingite uute valdkondadega seonduvad sõnad, mis võivad tulla siis korraga mõlemale poole. Kui me üldkeele infot otsime, siis me vaatame seda üldkeele sõnastikest ja oskuskeele oma terminibaasidest. Üldkeele jaoks on meil kasutada väga head korpused praegu, väga suured korpused, aga probleeme on oskuskeele korpustega, et millega me tegeleme, aga neid meil praegu nii hästi kasutada ei ole. Nüüd väike võrdlev info ka oskuskeele kohta sõnaveebis ja õigekeelsus sõnaraamatus. Et sõnaveebis on juba praegu üle 110 termini baasi ja võrdlevalt siis õigekeelsus sõnaraamatus, sellega võrreldav asi on siis, et seal on märgendeid kasutatud 52 erineva valdkonna kohta. Kui sõnaveebis on ligi 200 000 Eesti terminit, see on siis info, mis leidub ainult nendes terminibaasides, siis õigekeelsus sõnaraamatus on olnud umbes 13 000 sõna, millel on siis pandud külge mingisugune eriala märgend. Ja alumises lahtris on siis näiteid terminitest, mis leiduvad siis sõnaveebi terminibaasides või õigekeelsus sõnaraamatus. Ja ma meelega otsisin siia natuke selliseid erilisemaid termineid, sellepärast et terminibaasides tõesti on selliseid peaaegu et üleni numbritest koosnevaid termineid samamoodi. Samal ajal kui siis õssi terminid paistavad sellised nii-öelda tavalised sõnad. Mis need õigekeelsus sõnaraamatus olevad valdkonnad on? Ja kuna ma tegin väikese ülevaatuse, mis seal praegu parasjagu leidub, et siis tuleb välja, et seal on üsna erinevalt on neid valdkondi käsitletud. Kõige rikkalikumalt on seal praegu esindatud botaanika ja zooloogia. Need jäävad siis vahemikku, et on märgitud valdkond ära 1000 kuni 1500 sõna puhul. Siis järgmisse gruppi jääb 4 suuremat valdkonda, meditsiin, tehnika, ajalugu, anatoomia ja tänase päeva kangelane ehk raamatukogundus või bibliograafia on õssis märgendatult üsna vähe esindatud, ainult 59 korda. Ja õssi märgendite hulgas oli ka lennundus ja raamatupidamine, aga need olid praegu, ei olnud saanud ühelegi sõnale selline märgend, aga kuna see valdkond oli seal baasis olemas, siis järelikult on eelmistes sõnaraamatutes on need märgendid kasutusel olnud. Aga nüüd viimases ei ole ükski sõna niimoodi märgendatud. Me oleme ka püüdnud mitu puhku arutada, et kas õss on üldkeele või oskuskeele sõnaraamat või ta on mõlemat või ta siis on kirjakeele, mille hulgas on ka oskuskeel. Et need temaatikad on meie seminaridel kogu aeg läbi käinud. Nii et kui seda õssi eessõna lugeda, siis on siin mõlemad mainitud. Et ühelt poolt on ta siis kirjakeele kui üldrahvaliku keele sõnaraamat, mille hulgas on ka siis ühe osana oskuskeel esindatud. Aga siin on ka kohe märkus, et oskuskeeltes endis võib olla termineid, mis õssis on teistmoodi või ei ole nii kajastatud. Samamoodi me oleme arutanud selle üle, et mida näitab märgend. Et kui õigekeelsus sõnaraamatus on märgend pandud, mis see siis on, võrreldes selle sõnaga, kui märgendit ei ole, et see ongi väga suurt probleemi meile põhjustanud ka oma seletava sõnaraamatu juures, et kui me paneme märgendi, mida see märgend näitab. Et kas see märgend näitab kuidagi, et see on
eelistatud termin või ta näitab lihtsalt kasutusvaldkonda, teenides teinekord puhtalt nagu seletuse osana. Ja samasugust segadust näitab välja ka õssi eessõna, kus on täitsa selgesti tuleb välja, et kord näitab märgend justkui terminilisust ja kord teda ei ole pandud, sellepärast et terminilisus loetakse välja muul viisil. Näiteks sõnast elektrivõrk, et kui seal on sõnaosa elektri, siis see kuulub juba elektriterminite hulka. Aga see on põhjustanud palju peavalu, sest tavalisele kasutajale, kui on pandud märgend külge, siis see tundub inimestele justkui rohkem termin kui see sõna, millele ei ole märgendit külge pandud. Nii et siin on lihtsalt mõned näited, et näiteks sõna admiral, et siin on väljavõtted vanast seletavast sõnaraamatust ja viimasest õssist. Et admiralil on seletavas 2 tähendust. Esimene on siis mere tähendus, millele ei ole pandud seda valdkonna märgendit külge ja teine on päevaliblikas, millele on pandud märgend külge. Kas siin kasutajal tekib kindlasti tunne, et üks on termin, teine ei ole termin. Ja õigekeelsus sõnaraamatus on siis samamoodi näha märgendit siin küljes. Kuidas me praegu sõnaveebis seda oleme lahendanud? Et praegu me oleme üldkeele poole peal, oleme võimalikult püüdnud loobuda märgenditest ja oleme püüdnud seletada sõna niimoodi, et selle sõna seletusest tuleb välja, mis valdkonnas teda kasutatakse. Nii et admiralil on meil praegu 2 tähendust, endiselt on need meretähendus ja liblika tähendus antud, aga märgendeid meie ei ole lisanud. Ja me oleme saanud tublisti toetuda sellele, et meil on suur valik neid terminisõnastikke seal juures ja kohe selle sõna kõrval üldkirjelduse all on siis esindatud entomoloogia baas ja siis sõjanduse baas, kus seda on kirjeldatud. Ja teine näide samamoodi, et siin on näha vanast seletavast, kus 3 sõna, kakuam, kastmõrd ja seisev noot on täitsa eraldi esitatud, ei ole üldse ühendatudki mitte. Ja õigekeelsus esituses samamoodi ühel on märgend, teisel ei ole märgendit, aga sõnaveebis on need siis nüüd kokku saanud. Need selle kohta ei ole terminibaasis kirjet, aga sõnaveebis on need nüüd kokku saanud, et need kõik sõnad tähendavad ühte seda sama asja. Termini teooria kohta, siit ma lähen natukene üle, et seda on kõik lugenud TRLT raamatust, et siin on siis nagu räägitud, mis on termin ja ühtlasi toonitatud seda, et ei ole sellist üldist terminit, et termin on alati termin teatavas valdkonnas. Ja siin kõrval on kohe välja toodud näide, kus meil praegu, ma lähen juba järgmisele slaidile, et meil on ka õss on rääkinud, see on raamatukogu termin, raamatukogunduses ka esinev, et perenime asemel peaks kasutama perekonnanime ja meil on ka sõnaveebi jõudnud selline soovitus, et perenimi ei ole termin, kusjuures siin on just mainimata, et millise valdkonna termin, siin justkui räägitakse üldisest terminit. Samas kui meil on seal all kõrval olemas onomastika andmebaas, kus on kõrvuti kõik need terminid üles loetud sobiva terminina. Ja raamatukogu sõnastikus on siis toodud oma eelistus. See on ka muidugi natukene selline esitus, et kui on ainult üks termin ja sellele on pandud eelistatud juurde, et kuidas seda siis mõista. Et kui üldse mingit võrdlusvõimalustki ei ole. Nii et selliseid kohti me õssis ja oskussõnastikus vaatame. Termini kohta on ka räägitud, et on enamasti nimisõna, et teisi sõnaliike on vähem, aga kui ma neid terminibaase vaatasin, siis seal leidub teisi sõnaliike küll ka. Et siin on siis mõned näited toodud sõnaveebi terminibaasidest. Ja me oleme arutanud ka selle üle, et kas terminil peab ilmtingimata olema definitsioon. Et meie nagu vaikimisi arvamus on, et peaks olema. Aga samas, kui me vaatame terminile kui ühe eriala sees olevale mõistele, siis näiteks kui purjetamise baasis on selline termin, nagu siin näiteks on pandud ahtrist või ahtri tagant mööduma, kas sellel on tarvis veel definitsiooni panna või piisab sellest täiesti selles konkreetses termini baasis. Nii, ja siis, et kuidas me siis kirjeldame, et mida teeb praegu EKI terminoloog. Et siin on nüüd mõned küsimused, et kas Eesti
EKI terminoloog koostab kõikide valdkondade termineid. Kas ta ühtlustab ja korrastab EKILEX-i? EKILEX on siis meie sõnastike baas, kuhu siis kõik nii terminibaasid kui üldsõnastikud on kokku tulnud. Et kas ta ühtlustab ja korrastab selle baasi eri valdkondade terminikirjeid ja kas ta koostab terminikirje, kui õssi soovituste ja oskussõnastike vahel on vastuolusid. Ja vastusteks võiks panna niimoodi, et niimoodi me ei ütle, et EKI terminoloog koostab kõiki terminikirjeid. Aga jah, me ühtlustame ja korrastame neid ja jah, me tegeleme nende kirjetega, kui leiame ja märkame vastuolusid siis õssi soovituste vahel. Ja eeskätt, mida me siis teeme, kui õssis on mingi termini soovitus, mis kui eriala baasis seal kõrval on see olemas või ta on teisiti esitatud, siis sellistest õssi termini soovitustest me loobume praegu. Ja S-term 2 seal sõnaveebis me võime teha siis uue kirje, kus me püüame siis anda ka mingi lisaväärtuse sellistele asjadele. Ja siin on siis mõned näited, millest me loobume, et kui kreibipuu puhul on ühes terminibaasis mõlemad terminid eelistatud, siis õssi suunda ühe suunas, et sellisel juhul me ei jäta. Ja siin on ka üks raamatukogu termin näiteks toodud lugejakaart ja lugejapileti ja raamatukogu kaardi eelistuse kohta. Ja siin on jällegi märkame väikest vastuolu õssi ja eriala baasi vahel, nii et selliseid asju me kohendame. Ja siin on siis ka kõrvuti näha, et kui õigekeelsus sõnaraamatus on raamatukogundusest olnud välja toodud 59 sõna, siis sõnaveebis olemasoleval terminibaasil on 10 korda rohkem 6000 terminit välja pakkuda. Ja kokkuvõtteks, et mida me siis praegu oma õssi ja oskuskeele töökohta saame ütelda. Et me siis ajakohastame keelekorralduspõhimõtteid eeskätt sõnavara osas, ajakohastame terminisoovitusi, ajame neid siis kokku, ühendame neid siis terminibaasides esitatuga. Alates eilsest, kui olete tähele pannud, siis on meil see sõnaveebi kirje õss soovitab on asendatud õss selgitab märkusega, et see tundub meile nagu õigem panna sinna siis selliseid selgitavaid jutte ühe või teise sõna juurde. Ja suhtume täpselt nagu siin algul juba mainitud, oskuskeelde kui loomulikku keelde ja samas oskuskeel on siis peab olema oma eriala sisu ja mõistesüsteemi väljendaja. Ja see on ka Tiiu-Järvelte raamatust leitud kohad, mis on siis välja toodud, et oskuskeel Heido Otsa sõnastuses oskuskeele inimene kui mõistetundja ja keeleinimene peavad koostööd tegema kui keeletundja. Ja kutsume siis kõiki, kes vähegi tegelevad oma eriala oskuskeelega, ikkagi liituma EKILEX-i, looma uusi töörühmi ja meiega koostööd tegema. Aitäh! Aitäh! Tahate te midagi küsida? Minul on, Peep Nemmelt, palun. Nii, kohe tuleb mikrofon. Ja aitäh selle kiire ülevaate eest. Ma olen ka märganud, et õss soovitab asemel on nüüd õss selgitab. Aga võib-olla saad paremini natuke põhjendada, mis oluline vahe seal on. Aga palju olulisem küsimus minu meelest on see, et kuna teil ju ka seal sõnaveebis praegu on märge, et tähelepanu kirjakeele normi alus kuni uue õssi ilmumiseni on õss 2018, mitte EKI ühendsõnastik, siis milline õss teil seal soovitab või selgitab? Ja sellesse tuleks suhtuda nii, nagu ütleme, kui me vaatame eelmiste õsside veebilehekülgi, siis sinna kõrval on tekkinud ka rubriik, ennemini tekkinud rubriik õssi uued sõnad. Pealkiri on õssi uued sõnad, aga nad ei kuulu sellesse õssi. Ütleme, et see on natukene vaheaste praegu. Nii et tõesti siin õigem oleks mõelda, et järgmine õss soovitab või järgmine õss selgitab. Aga me lihtsalt püüame selle etapi nüüd üle elada kuni kevadeni, nii et siis hakkab juba olemasolev õss soovitama või selgitama. Aga ma kardan, et
tavalises kasutajas tekitab see suurt segadust. Juba praegu. Jah, juba praegu, sest kui inimesed üldse ei loegi tavaliselt sõnaraamatute eessõnu ja kasutusjuhendeid, kui paljud on lugenud üldse seda sõnaveebi kasutusjuhendit ja mida seal milleks on tehtud ja kirjutatud ja öeldud, siis sellega vist tuleks natukene arvestada, et inimene vaatab, et kui õss soovitab või õss selgitab, et siis see ongi kirjakeele norm. Aga kuna see praegu ju ei ole nii, seal on selgeid vastuolusid, olen märganud 2018. aasta õssi ja nende praeguste soovituste või selgituste vahel. Ja mida siis see tavaline kasutaja peab peale hakkama? Aitäh selle märku eest. Me võib-olla veel siis kaalume, et siis selleks 3 aastaks võib-olla paneme sinna siis järgmine õiss soovitab või mõtleme selle üle veel. Aitäh. On veel küsimisi? Sest minul tekkis küsimus kuulates teid ja vaadates neid arve. Kui palju teie tööpinge kasvab tänu sellele, et te olete üha rohkem ja rohkem kättesaadavad. Üha rohkem ja rohkem inimesi läheb otsima, üha rohkem ja rohkem inimesi leiab ja kas on nõus või ei ole nõus sellega, mida te ütlete? See on ühtepidi hea, teisipidi halb. Mida rohkem inimesi meid leiab, mida rohkem meile tagasisidet tuleb, seda paremini, me saame aru, mida me teeme, me saame mõningaid häid soovitusi ja me saame parandada asju, kui meile märkusi tehakse. Nii et ja halb selles mõttes, et kui sellist tagasisidet tuleb liiga palju, siis me tegeleme ainult tagasisidega ja ei saa selle põhitööga edasi minna. Ja vastuseks teie küsimusele või märkusele, et seal on üks ainukene termin meie andmebaasis, raamatukoguns andmebaasis ja kirjas on eelistatud, siis see on alguse lastehaigus. Kuna me alles sel aastal kandsime kõik oma andmed teile üle, siis seal on veel üsna palju neid, kus me peame neid määratlusi täpsustama ja tööd on meil seal üsna palju veel. Aitäh! Aitäh!